Hei, mina olen Kellu ja täna mul proovida Nopri talu küüslaugu või selline väikene 125 grammine potsikuke säilib umbes 2 nädalat, kui ei ole lahti teinud, hästi kerge. Siin on kirjas, et hää leivale määrida ma nagu piilusin, et siin ei ole neid mingid säilitusmaitse ja lõhnaaineid sees. Nii et mul on põnev. Et kõigepealt mõned sa kokkuvõtted ja siis vaatad edasi, mis selle sees on ja mis ma sellest arvan. Head vaatamist! Täna siis selline natukene kodukootud küüslaugu võie, tilli ja peterselliga. Ta on parajalt soolane. Siin selle kiituseks võib öelda, et siin on hästi palju nagu küüslauku, et kui sa paned selle endale suhu, ja siin on sellised väikesed maalased tükikesed, need lähevad hambal katki, aga ta ei ole midagi nagu selliselt hullu, et küüslaugu mitte sööb inimene ei võiks proovida, et ta on kihvt. Natukene mind segab see, et petersell, till ja sool veavad teda natuke rohkem sinna nagu maitseainesega segude maailma. Et ta ei ole päris selline nagu ülinaturaalse mõnusa kodukootud maitsega, et ta natukene õigurad kommerts minu meelest. Aga mulle väga meeldib, et siin ei ole maitse lõhna säilitus üksed aineid. See, mis sa siit leiad, nii ongi. Natukene tervise poolest paneb mind täitsa muretsema see küllastunud rasvakate suur number siin. Et üleüldises mõttes, et kui sa toitu nagu valid ja sööd, et kui see number kokkuvõttes on väiksem su toidus, siis see on natuke see parem kui see, et ta on väga kõrge on. Ja muidu siuke väikene vahva kogus kinnises pakendis säilib mingisugune 2 nädalat. Ma arvaks, et kui sa selle lahti teed, siis mingi paari päevaga, 3 päevaga sa võiks alles viia midagi sellist. Et tasub ostmist. Ja hinda ma praegust ei tea. Just see toodi mulle koju, aga ma arvan, et see on kuskil mingi euro kanti. Kui ma selle leian, siis ma panen selle video otsa. Ja minu meelest on vahva leid. Ei ole nagu üli eriline, aga selline, see maitse võib nagu veel elama hakata, kui sa paned see erineva leiva või saia peale. Nii et mina ostaks, prooviks järgi. Siuke natukene ürtide ja natukene küüslaugu lõhn. Üsna tugev, natuke nagu tipikastme lõhn on seal. Nii et põnev. Lähen lusika sisse, vaatame, mis saab. Tõepoolest on natuke nagu tipikaste. Ja siin on nagu päris ehtsad küüslaugu maitset on ka tundus, on päris äge. Et kui see sul lamba alla jääb, siis ta on selline värske. Ja saad selle katki ammustada, siis ta on nagu mahlane sul lamba all. Aga muus osas siin on, mis siin sees veel on? Siin on küüslaug, till, petersell, no vot. Ma nüüd ei arvaks, et see on nagu mingisugune, ma ei tea, Santa Maria maitseaine või mingi muu tootja maitseaine, et see tundub nagu ise kokku pandud olevat. Ja siuke päris lahe. Kohati mind natuke segab, et seda tilli on nagu palju, et natuke nagu hapukurgi maitse tuleb siit, aga mõnda aega, kui ta suus on, siis ta läheb selliseks mõnusaks hapukooreseks natukene, pigem küüslauguseks. Minu meelest hästi hea avastus. Tundub sellise eheda maitsega, ta on veits soolane ka. Nii et küüslaugu tunned sa siit väga hästi. Hambal ka. Ainsana, mis mind natukene võib-olla häirib praegu, ongi see, et seda tilli on siin nagu palju, et ta nagu sööb selle küüslaugu maitse natuke ära, aga ta on ikkagi tugev. Ta on siukene võileiva peale määrid, siis sa ikkagi tunned seda siuke eheda maitsega. Okei, aga vaatame, mis siin siis sees on.
kuupiim, rõõskoor, sool on ju küüslauk, till, petersell, siuke lihtne. Et 214 kilokalorit, noh, ma arvan, et see on mingi ühe hooga seda ära ei söönud, et see ei ole hullu. Ja ainuke asi, mis ma siin vaatasin, enne siin ei ole kirjas seda, aga siin on küllastunud rasvhappeid on 15,2 grammi, et see on nagu vapšee palju. et siis, jah, noh, seda võiks nagu vähem olla, et see nagu, kui sa toidus neid asju nagu meeletult palju sööd, siis see lõpuks ei ole tervisele hea. Aga, ja siis ma otsisin näiteks siit Selveri kodukalt erinevaid määrdeid, aga päris nagu sellist küüslaugukat ei leidnud, et siin on sibulaumad, sellised juustu, karulaumad, siuksed ei olnud. Ja siis ma kaevasin siin tipikastmeid ja tipikastmetes küll olid mõned sellised maitse rohelised, oota, ma nägin siin kuskil. Soolapurgi, noh, küüslauguga, et siis 1,39, siin on 200 grammi. Siin on ka mingisugune pulber vist tahvleid. Et mul on nagu, vene tipikast on see, mul siin nagu sibul ja küüslauk. Et see jäi mulle silma 200 grammi selline hapukoorsuhkur küüslauk. No siin on tärklist ka, et lõhnamaitseline. Aga no võib-olla, et ta siis on veidike sarnane. Okei, no päris võrdlema ma ei hakka, et aga ma nüüd ei leidnud sellele hinda ja ma arvaks, et äkki ta läheb kuskile siia niukeste nagu määrete klassi. Ja kui ma leian selle hinna üles, siis ma panen selle sinna videosse ka kirja. Siuke värk, aga paneme talle siis hinde. Ja vaatame, mis ta saab. Nõnda esimene kategooria on siis tervislikkus. Ja kuna need määrded on nagu suhteliselt sarnased minu meelest, mulle tundub nagu näitajate poolest, et siin ei ole nagu midagi meeletult erinevat. Et vaatame korraks siit, näed midagi. Juustuga, ma tunnen juustuga on siuke. Juustub kalorid üles visata, vaatame. Noh, 215, siin on 214, et need võib-olla on siin sarnased. Küllastunud rasvhappeid ka palju. Et sarnane koostis teiste omataolistega. No, küllastunud rasvhappeid on palju, see on natukene nagu häirib. Ja ta ei anna sulle nagu nii palju tervislikult midagi head, ta on lihtsalt nagu lisaaine. Et paneme selle 5, üldises mõttes ka paneme 5. Ja siis hind, no hinda ma ei tea praegu, kui ma siin siit leiutan välja. Oda, siin on karulaugu küüslaugu kõige sama firma. Nende koduleht on see. Okei, nice and easy. Et no kui ma selle leian, siis ma saan võib-olla ehk ennast korrigeerida. Aga praegu siis, no paneme hindeks, paneme 6. Enam-vähem normaalne. Maitse, ma lootsin natuke parem, et mind natukene segab see, et seda küüslaugu varjutab till ja petersell ja sool, et ta ei ole nagu nii puhtalt mõnusalt küüslaugune. Et ta pigem nagu kaldub natuke sinna maitseaine segude poole. Need ma paneks maitseks ka nagu 6 ja üldine väärtus selle asjal. Ta on puhas, tas ei ole mingit säilitusmaitsega lõhnaaine. Selles mõttes, et sellest võiks nagu 7 panna. Ja nüüd arvutame kokku. $5,8, ma arvan, et sellele päris okei tulemus. Kuigi ma ise lootsin, et äkki nagu maitse poolest midagi nagu väga erilist ettepanevat. Aga no seekord minu jaoks ei olnud, et kui sulle see väga maitseb, siis anna märku. Ja uute toredate maitsetega kohtume peagi.
näeme. Tšau! Ma tahan proovida, et kuidas on see saia peal ja kuidas ta nagu võiks tulla siis äkki esile, saada mingi teise nüansi. Ja mul on selleks sükene Fatseri idandatud rukkiteradega röstsai. Läksin teile sellest ka rääkima, see on päris hea sai. Ja siis küüslaugu määre, natukene tomatit on mul siin, natukene redist. Vaatame, kuidas siis see asi välja tuleb. Mind ikka endiselt natuke sügab see, mida see maitseaine maitsesin küljes, aga ta on sükene täpselt nagu ma paneks tippi kastme röstsaia peale ja siis maiustaks nüüd. Ta ei ole nagu nüüd üliüllatus, aga ta on hea. Nagu oleks kodus ise teinud endale mingisuguse määr. Et ma arvan, et see on positiivne. Ja voilà! Siin sai vahepeal üks röstsai ka valmis, nii et teeme siis üks järgmise katsetuse ja paneme selle küüslaugu võide röstsai peale. Vaatame, mis saab. Nii et praegu siis jäi mulje nagu see, et pigem tegemist natuke nagu tipikastmelaadse asjaga. Et mul oleks vaja nüüd friikaid ja siis neid katsukrõpse siia on ju. Et ma isegi natukene üritasin teda võrrelda tipikastmega oma sellisest toote hindamisvideos päris juusle. Et ega ma väga nagu mööda ei pangi. No nii. Okei. Ja siis lööme hambad sisse. Vaatame, kas on maitse erinevus. See röstisaia nagu selline krõmps olemus sobib siia väga hästi. Ja kuna mul on siin natuke tomatit veel järgi, siis miks mitte kasutada seda ära ja panna siia näiteks tomatit veel peale. Pannooga. Ja siis mul on natukene sibulat ja redist. Mitte väga palju. Aga noh, see on niimoodi proovimiseks. Nii et katsetame siis sama ideed. Nii, vaatame, proovime. Selle krõmpsuga on parem, aga ikkagi natukene nagu hapukoorene või selline maitseaine segune, isegi veits hapukurgine maitse minu jaoks siin on. Kui sina tunned teistmoodi ja leidsid veel mingi põneva maitse nüansi, siis anna mulle sellest video alla kommentaaridesse teada. Aga seniks, ma arvan, et me näeme varsti jälle uute põnevate maitsedega. Mina siin proovin nüüd oma need leivakesed ära süüa ja ikkagi ma võiks öelda, et ma olen enam-vähem rahul. Just, et ta on selline naturaalne selline. Aga noh, seda oleks vast lihtne kodus isegi teha. Tšau!